jaoks sõna vabadus on väga tähtis. Isegi kui me ei mõtle ühiskonnast, aga mõtleme sellest, kas meie oleme vabad inimesed. Kindlasti tahame olla vabad inimesed. Ja võib-olla mitte kõik saavad sellest aru, mis see tähendab olla vaba. Aga kui juhtub niimoodi, et keegi teine, kes võib-olla ei ole nii tähtis meie jaoks, hakkab meid õpetama, kuidas me peame elama, siis tekib ebameeldiv tunne. Ma ei taha, et see inimene õpetaks mind. Ma tean parem, kuidas ma pean elama. Võib-olla selles on mingi mõte. Ma tahan ise proovida, kuidas elada. Aga kas selles on mingi absoluutne väärtus? Kas ma tahan olla nii vaba, et isegi ei kuule Jumalat? Aga see on ju niimoodi ja väga tihti on niimoodi. Aeg-ajalt ma pean kuulama teisi inimesi, sellepärast et neil on võim. Aga Jumal, mida Jumal teeb, kui ma ei kuula teda? Kas ta karistab mind? Ma olen vaba. Ja muidugi, otseselt me ei räägi sellest, et me ei taha kuulata Jumalat. Aga kuskil südames ma lihtsalt võib-olla ei tee seda, mida Jumal nõuab. Ma olen ju vaba inimene. Võime rääkida sellest, et Jeesus Kristus on hea karjane, kelle jaoks meie oleme väga tähtsad. Aga meil tekib väga tihti niisugune soov elada just nii, nagu meie tahame. Jumal on vaja selle jaoks, et aidata meid sellel teel. Ja kui Jumal, Jeesus Kristus, midagi nõuab meilt, siis kohe räägime vabadusest või vähemalt mõtleme sellest. On asi niisugune, et kui ma ei taha elada koos Jumalaga ja anda oma tahe tema kätte, siis kindlasti ma leian kedagi siin maa peal, kes on minu jaoks tähtsam ja kelles mina olen sõltuvuses. On ju niimoodi. Vähemalt kui ma tahan, et minu issand oleks Jumal, siis ma tean, et tema jaoks mina olen väga tähtis. Tema hoolitseb minu eest. Aga kui ma leian issandat siin maa peal inimeste hulgas, ma ei ole kindel, et see inimene tõesti hoolitseb minu eest.